Henri hakkas tegema üleval 17 korda 15. Mertel-Mai sai aru, et 15 ja 20 saame teha lihtsamaks, aga ehk siis lihtsamaks tegemisel. Kumba pidi siis lihtsam oleks teha? Alati enne suurte arvude korrutamist võiksime mõelda, kas me saame neid arve lihtsamaks teha. Okei, siin me saame tõepoolest niimoodi teha, et me 15 ja 20 jagame mõlemad läbi 5-ga, siis me saame üles 3 ja alla 4. Ja pärast on meil vaja korrutada 17 ainult 3-ga, mitte 15-ga, mis on oluliselt lihtsam. Aga kui me siiski tahaksime korrutada 17 ja 15 ja teha seda peast, mitte pikalt kirjalikult, nagu Henri sa tegid, siis me saame seda teha niimoodi, et me kujutame ette arvtelge, kus on need arvud 17 ja 15. Nende vahel on 16. Ja meil oleks vaja liikuda sellise arvuni, mis lõpeb nulliga, sest nulliga lõppeva arvuga on meil väga lihtne korrutada. No kõige lähemal nullile on 20. 18, 19, 20. Aga see on siis 16-st 20-ni. On 4. Ja me peame 16-st teisele poole tagasi ka minema 4 ühikut. Jõuame sellisesse kohta nagu 12. Nüüd on mõlemal pool 4. Ja me korrutame 12 ja 20 omavahel. 2 korda 12 on 24, seega me saame 240 siia. Aga nüüd meid huvitab kõigepealt see 16. 4 korda 4 on 16, paneme siia 16 juurde ja saame, et 16 ruudus on 256, sest et see on 240 pluss 4 korda 4. Aga kuna 15 ja 17 on 16 omakorda ühe võrra kaugemal, siis me võtame 1 korda 1 maha sellest ja saame 255. Kas sa said ka 255? Ja siis 256 võtame ühe maha ja saame 255.